Tere sulle! Aitäh, et oled tulnud kuulama tänast Fookuspunkti kogemuslugu. Mina olen Kerli, Fookuspunkti asutaja ja eestvedaja. Ja Fookuspunkti missiooniks on siis inimeste teadlikkuse tõstmine erinevate sõltuvuste teemal, kuid peamiselt kaassõltlase toetamine, mida me siis teeme läbi töötubade, veebiseminaride ja teiste kogemuslugude jagamise, nagu ka täna. Ka minul on oma lugu kaassõltuvuse ning sellest tervenemisega, mis on ka põhjuseks, miks Fookuspunkt sündinud on. Kuid täna kuulame hoopis Katrini kogemuslugu ja tema siis teekonda kaassõltuvusest välja. Ja suur rõõm on jälle Katriniga siin kohtuda, et me oleme varem ka koos veebiseminare korraldanud ja teinud töötuba. Tere sulle ja tutvusta ennast ka paari sõnaga siis lähemalt. Ja tere Kerli ja tere teile kõigile, kes te siia kuulama olete tulnud ja see on tore, et teid on nii palju. Võib-olla lihtsalt hästi lühidalt ennast tutvustades ütlen, et minu teekond, mis siis sai alguse ka võib-olla nendest samadest teemadest siin, mida Kerli mainis, on viinud mind täna sinna, et ma töötan täiskohaga siis pere- ja baariterapeudina põhiliselt ja püüan kuidagi olla toeks neile inimestele, kes tahavad elada paremini või kuidagi teadlikumalt kui see, kuidas nad siiani on elanud. Et see on ääretult huvitav teekond olnud ja mitmekesine ja ma loodan, et see nii ka jätkub. Ja taustaks siis võib-olla veel nii palju, et mul on 4 täiskasvanud last ja ma olen oma varasemalt elult tegelenud palju keelega, erinevate keeltega tõlkinud ja toimetanud ja arendanud ka selget keelt ja võib-olla see kuidagi see keel ja väljendus ja eneseväljendus on kõik üks hästi tihedalt seotud ka siis sellega, millega me siis täna siin, millest me täna räägime. Olen õnnelikus paarisuhtes, loodan peagi saada vanaemaks, õigemini see on peagi juhtumas. Ja kuidagi see elukvaliteet, mis praegu on, ma arvan, just see, mida ma olen alati tahtnud. Nii hea kuulda. Aga kui sa mõtled tagasi oma elule, et mis sa arvad, millal kaassõltuvus kui selline siis alguses sai sinu jaoks või kuidas see siis algas või juhtus sinuga? Millal ta alguse sai, sellised asjad vist saavad alguse päris alguses perekonnas sellisel moel, kui võib-olla vanemate oskused ja võimalused oma laste jaoks sellisel moel olemas olla, et need lapsed saavad tagasisidet just nii, nagu nendele vaja on. Nende potentsiaali esiletulekuks, nende vaimseks, emotsionaalseks arenguks. Et eriti mõeldes ka selle peale, et Eesti on ju nii väike, me oleme teinud väga palju läbi selliseid raskeid pöördelisi aegu, alates juba seal sõja ja sõjajärgsetest ajast ja ka palju enne seda. Nii et sellist turvalist, jätkuvat, head perekonnas hästi kasvamise kogemust meil on üsna vähe olnud. Meil on palju olnud katkiseid perekondi, sõja ja küüditamise poolt laiali paisatud peresüsteeme ja eks nad kõik on jätnud oma mõju. Ja minu elus sai see samamoodi alguse just nendest keerulistest aegadest, siis kindlasti sellest ka, kuidas mu vanemad ja vanavanemad võib-olla
oma isiklikku kannatust läbi tehes ei osanud olla võib-olla sellisel moel olemas, et oleks osanud iseenda eest paremini hoolt kanda. Sest see, kuidas me satume siis sõltuvuskäitumisse, ükskõik mis laadi sõltuvuskäitumine see siis on või mingit moodi ennast mittehoidev käitumine. Eks selle juured on ikka selles, et kas me saame selle kogemuse alguses kätte või me ei saa või me ei oska ennast hoida. Ja siis, kuidas see siis hiljem väljendub, selleks on siis erinevaid viise, eks. Ma ütlen siia vahele veel seda ka, et kui keegi tahaks midagi täiendavalt küsida, siis võib meile küsimused siia chati panna, et me siis pärast proovime vastata nendele, et kui jutt kohati võib-olla on keeruline. et see on see lapsepõlve see taust siis on ju, et aga kuidas siis sinu elus, milles see kaassõltuvus siis nagu väljenduma hakkas, et kui sa täiskasvanu ikka jõudsid, et kuidas see hakkas väljenduma ja mis siis konkreetselt oli? Ja et minu puhul võib-olla see põlvkondadeülene traumakogemus, siis ma nimetaks seda niimoodi, avaldus sellena kõige rohkem, et kuidagi võtsin emotsionaalset vastutust väga palju üsna noorena juba oma vanemate eest, oma vanemate suhte eest. Ja mulle hakkas tunduma, et ma peangi seda tegema ja kui ma seda küllalt hästi ei tee, et siis on viga minus. Ja ma olin üsna noor, kui ma unistasin sellest, et tuleks ometigi see päris armastus mu ellu, et siis see lahendab justkui kõik asjad ära. Ja ma olin nii kärsitu seda suurt armastust oodates, et ma üsna noorelt, siis ma olin 19, kui mu ellu sattus üks inimene, kellel juba oli selja taga väga palju väga heitlikke ja raskeid aegu ja kogemusi. Ja minule ta siis jättis kuidagi sellise tunde, et ma peaksin teda kuidagi aitama. Ehk siis see ei olnud nagu selline armumise pealt kokkusaamine niivõrd, kuigi seda tuli sinna ka, aga eelkõige tekkis mul see tunne, et ma peaksin saama kuidagi tema elu kergemaks teha ja tema vaeva vähemaks. Ja nii me siis kokku saime ja hästi ruttu sündisid lapsed ja tema ellu hakkas aina rohkem tulema siis igasugust sellist meeleheitlikku käitumist. Küll oli seal alguses võib-olla alkoholi, siis tulid sinna ka igasugused muud ained, siis tuli sinna hasartmänge, sinna igasuguseid erinevaid niisugust riskikäitumist, et kõike seda oli palju ja tuli aina juurde ja see kuidagi oli selline lõputu ring ja minule tundus, et ma pean selle lihtsalt vastu pidama, üle elama ja küll siis ühel päeval, kui mina olen väga tubli ja väga palju usun ja loodan ja armastan, et mul oli kuidagi selline kreedo, et kui ma vastu pean, siis varem või hiljem läheb kõik korda. Et see hästi palju kõik sõltus minust, see oli selline väga ebaproportsionaalne vastutuse võtmine ja kuidagi selline idealistlik, hästi ülehinnatud, hästi selline kuidagi mulle tundus, et ma saan selle kõigega hakkama, mida ma muidugi ei saanud. Et see oli üsna võimatu, see käis lõpuks ikkagi kuidagi ühest niisugusest kriisist teise ja kõige selle keskel siis sündisid lapsed ja ma püüdsin ka nende jaoks olla nii hea ema, kui ma vähegi suutsin. Iseasi, kui palju ma siis tegelikult suutsin. Et niisugust pöörast karusselli, siis vahepeal oli tunne, et nüüd saab kõik korda ja nüüd me tuleme sellest välja ja lõpuks leiame lahenduse ja siis mõne nädala pärast olime jälle kuskil sellises sügavas kriisis, nii
emotsionaalselt, majanduslikult kui jah, igas mõttes. Et seda üles-alla, noh, vahel öeldakse Ameerika mäed selle kohta, et seda oli seal siis kokku kuskil 13 aastat minu elus, et päris palju kuni noh, selliste hetkedeni, kus ma tundsin, et ma rohkem ei suuda ja et nüüd kohe-kohe noh, kas ma langen päris omadega kokku või suren ära või mis iganes veel ja ometigi ma suutsin siis jälle, et järgmisel hetkel justkui läks see kõik jälle edasi. Et see, niisuguseid asju toimus väga palju kordi. et kas see ja tarvitamine, see algas, siis seda ei olnud nagu algusel näha kaaslase puhul. Kas see sai kuidagi alguse koos sellega, kus ta pidi nagu vanemliku kohustusega hakkama saama, et kuidagi see tekitas neid pingeid, tõi temas esile või? Noh, tegelikult need tarvitamised olid juba enne olemas, nii üht kui teistviisi ja riskikäitumine oli ka olemas. Nii et ma millegipärast arvasin, et kui mina tulen, et siis ma suudan selle ära muuta. Aga pigem läks vastupidi, et see läks hullemaks. Ja noh, väga võimalik, et ka siis kuidagi see vastutuse tunne, et seda omakorda võimendas, et me ikkagi siplesime seal mõlemad üsna hädas, nagu me noorte inimestena olime, et tema ka siis päris noor ja elukogemust, noh, tema puhul oli sellist keerukat elukogemust palju, aga niisugust tasakaalukat pere loomise kogemust ja kõike seda ju meil ei olnud, nii et me olime lihtsalt kuskile keerisesse sattunud 2 last. Mis tema siis justkui püüdis põgeneda sealt, et hoidis nagu eemale rohkem, et sa jäid nagu üksinda laste ja koduga või? No eks ta püüdis põgeneda ka ja siis ta püüdis ka olemas olla ja ta kindlasti kuidagi ka pingutas selleks, et püüda oma peret siis ülal pidada ja toetada ja kõigega hakkama saada, aga noh, see oli ilmselgelt üle jõu. Oli talle üle jõu ja oli kindlasti ka mulle üle jõu, aga minus tekitas see kuidagi sellise äraspidise valmisoleku, noh, nagu jõuga hakkama saada, ehk siis nagu võtsin ennast rohkem kokku, kui ma iganes tegelikult suutsin ja pingutasin ja rassisin ja püüdsin toime tulla. No, milliseid neid tundeid või mõtteid või hirme sa kogesid sellel ajal? Kas sa olid nagu selline optimistlik, et sa mõtlesidki niimoodi, nagu sa ennem kirjeldasid, et saame hakkama, kõik saab korda või sul ikkagi tekkis selline vastus ka vahepeal või millised need mõtted olid? No see vist on see hästi tüüpiline sellises olukorras, et käiakse üles-alla väga suure amplituudiga, noh, see sügav meeleheide, tohutu lootusetus, tohutu kurbus. Ma võisin ikka seal teinekord öö läbi nutta või paluda, anuda keda iganes, mida iganes, et see olukord muutuks. Ja teha kohati ka selliseid meeleheitlikke samme. Joosta minema koos väikeste lastega sealt või noh, ühesõnaga seda meeleheidet ja kurbust ja ka kohati viha, noh, kõike seda ikka oli palju ja sellele siis järgnesid sellised noh, justkui need vabanemise või kui need tsüklid läbi said, et siis sellised eituse hetked kindlasti ka, et noh, et siit peab olema väljapääs ja kuidagi küll me selle leiame ja tuleb lihtsalt rohkem otsida ja rohkem pingutada ja niisugune uus nagu enese kokkuvõtmise jõud, aga võib-olla need amplituudid läksid lõpuks nagu väiksemaks, et see usk, et see ükskord läbi saab, see kahanes ja, ja meeleheide kindlasti süvenes. Ja kui ma võib-olla esimestel aastatel nutsin palju ja püüdsin kuidagi
noh, nagu palju otsida igasugu lahendusi, siis hilisematel aastatel oli see rohkem selline kuidagi tardumine, omamoodi selline emotsionaalne jäätumine, et ma enam ei nutnud, vaid ma kuidagimoodi noh, nii-öelda nagu liikusin edasi, püsisin elus, hoidsin asju koos, sain hakkama laste, ülikooli, igasuguste erinevate asjadega. et see oli ka siis, kui jah, mu kolmas laps oli 2-aastane, siis ma läksin ülikooli. ma just imestasin, et sa käisid ülikoolis ka veel mm. samal. Ja öösiti õppisin ja, ja noh, kõik see lõpuks viis selleni, et ühel hetkel ikkagi see nagu hästi suur jõud, mis noorel inimesel ka kindlasti on, et see sai ikka kulutatud nii suurtesse miinustesse, et siis keha hakkas väga jõuliselt rääkima, et nii ei saa. Kas sa proovisid seda kaaslast kuidagi ka ohjata või kontrollida või manitseda või sa lihtsalt nagu tegid oma asja ja kuidagi proovisid hakkama saada seal kõrval? No ikka proovisin igatemoodi, küll heaga, küll halvaga, küll kuigi ma muidugi kartsin teda väga, sest ta kohati oli hästi kontrollimatu. et eks ma ikkagi püüdsin kuidagi valvel olla, et ma liiga palju ei väljendaks oma võib-olla meeleheidet siis jah. Aga kontrollimise viise tegin ma küll kõiki klassikalisi, mis sellisel puhul käivad, et küll ma püüdsin siis alkoholi ära valada, siis ma püüdsin seda doseerida, siis ma käisin peaparandusõllut toomas kuskilt külapoest. noh, kõiki neid viise, et üritasin teda kuidagi hea tujuga aidata tsüklist välja tulla, et siis pärast talle peapesu teha. noh, kõik see väga tüüpiline selline Oled selline kunagi, manipulatsioon selleks, et teine inimene muutuks ja et ta teeks seda, mida mina tahan. kas sa oled kunagi proovinud ka varjata või lähedaste eest kuidagi peita seda? ikka ja see käis ka selle juurde, et ega väga keegi ei teadnud, kui tõsine see on. noh, võib-olla mingil hetkel hiljem minu vanemad seda juba teadsid rohkem, aga ega eks me ikka püüdsime jätta seda muljet, et me oleme tubli noor perekond väikeste lastega. Mis sa arvad, miks oli nii, et sa ei julgenud või ei tahtnud rääkida oma lähedastele, et sa hädas oled tegelikult või sa ei tunnistanud see hetk, et sa oled hädas? võib-olla mulle tundus, et see vist ikka oli nii rohkem, et ma olin otsustanud, et ma pean vastu ja et ma ei, ükskõik mida nemad ka arvavad, et ma ei lase ennast mõjutada, sest mina pean õigeks seda, et ma pean vastu pidama. et mul oli kuidagi selline missioon või niisugune hästi suur usk sellesse, et see on õige, mida ma teen. ja lisaks oli minu perekonnas väga tugev selline tuumuskumus, võiks seda niimoodi täna nimetada, et perekond peab koos püsima. et lastel on vaja ema ja isa, ükskõik milline on vanemate suhe, ükskõik kuidas siis see perekond elab, aga pere peab koos olema. see oli selline siis eelkõige minu vanemate trauma pealt tekkinud uskumus, millega ma üles kasvasin ja siis, mida ka tegelikult edasi kuidagi toetati siis, kui juba oli teada, et tegelikult on asjad päris keerulised. kuidas sa sellel ajal üldse nägid ennast ja teisi inimesi enda ümber või milline see minapilt sul oli? et ma ei tea, kas ma nüüd oskasin sõnastada seda hästi, aga kuidagi nii palju, kui ma kaassõltuvusest tean, et siis see minapilt on ka selline, et
vahepeal ei saa hästi aru, et kas see olen nüüd mina või tema, on ju, et kuidas ma mõtlen või näen asju. Mhm. Jaa. Noh, mulle tundus, et me oleme hästi lähedased ja noh, mingis mõttes me kindlasti olimegi ka, ma ütlen siis just oma mehega, et see lähedus on selline noh, midagi ainulaadset, midagi niisugust, mida tuleb igal juhul hoida ja ühtlasi see kuidagi ja kuna see oli nii keeruline kõik, siis me jäime kõige sellega hästi üksi ikkagi. Et ühest küljest kasvas see eraldatus võib-olla nii-öelda nagu normaalsest maailmast või mul oligi kohati selline tunne, et mul on mingisugune oma reaalsus. Et kui ma vahepeal käin siis oma reaalsusest väljas, noh näiteks ülikoolis ja seal on teised inimesed, kellel on nii-öelda normaalne pereelu ja siis tulen tagasi koju ja siis astun sellesse nii-öelda oma reaalsusesse sisse, mis on täiesti teine asi võrreldes sellega siis, kus ma siis vahepeal käisin. Et need sellised jah, kuidagi need kaks maailma ja siis see nende maailmade vahel olemise üksindus. Et kuigi ma olin oma mehega väga lähedane justkui, aga samas ma olin ikka väga-väga üksi ja ma tundsin ennast kuidagi väga noh, võib-olla siis ka selline häbitunne, mis tekitas lõpuks selle, et ma olen kuidagi väga imelik. Et temal on probleem, et temaga on justkui selles mõttes selge, aga see, mis mina seal kõrval olin, mina olin lihtsalt väga imelik, kes hoiab kinni mingisugusest uskumusest, et ma pean vastu pidama. Et see maailm läks aina kitsamaks ja kitsamaks ja noh, kuna olid väikesed lapsed ka, siis nagunii oli see elu suhteliselt kodune või selline noh, niisugust sotsiaalsust või sotsiaalset suhtlust oli ju ikka pigem vähem. Et hiljem siis ülikooli ja töökeskkonna kaudu hakkas see noh, kuidagi rohkem esile tulema nende paralleelmaailmade lahknevus. Jah, ja kui sa küsisid selle kohta, kelle elu ma siis elasin, siis noh, ilmselgelt elasin ma siis nende tsüklite rütmis. Ja seal vahepeal olid paremad ajad, siis kohati võis isegi elada nagu paar kuud justkui täitsa normaalset elu ja siis sattuda jälle sellisesse noh, sellesse sõltuvusreaalsusesse, mis oli nii teistsugune ja nii laastav kuidagi. Ja eks see käis kõik, minu emotsioonid käisid ju selle järgi, et kuidas siis parasjagu oli, kas oli hästi või halvasti. Et sa tundsid, et imelik, sellised hirm, häbi olid siis osa igapäevaelust või? No hirm oli üks valdavaid tundeid, et noh, et millal see jälle juhtub või kuidas see juhtub või kui vägivaldne see seekord siis on ja häbi kindlasti selles osas, et noh, et võimalikult vähe teised teaksid, mis päriselt toimub. Ja noh, süütunne, see süütundega on selline kummaline asi sellises olukorras, et ta on nagu selline süü ja süüdistuse vaheldumine, eks ole, et kord oled ühes rollis, kord oled teises rollis. ohver, Ja just, et ta käib seda Karpmani kolmnurka pidi või seda manipulatsiooni kolmnurka pidi, et parasjagu kui palju jõudu ja energiat on võidelda, et siis sellest sõltuvalt, et kus ma parasjagu olen. Kas ma rohkem süüdistan või tunnen ma rohkem seda kuidagi ennast siis ise süüdi või kuidagi põhjustajana. kas ta ise ka kohati nagu tajus seda või ütles, et ta on halvasti või valesti käitunud või midagi, et kas sa said sealtpoolt vahepeal sellist tuge ka nagu, et ta ikkagi ise sai aru? Ja ikka, no see käis
ka nende tsüklite juurde, et see tohutu kahetsus, tohutu soov muutuda, noh, see on jälle see, mille pealt see lootus siis tekkis, eks ju. sest ega keegi ei taha ju elada niisugust elu, noh, see on niivõrd selline sundkäitumine, et inimene, kui ta vähegi järele mõtleb, siis ta ei taha ju seda, eks. aga ta ei suuda nagu sellest nõiaringist välja saada, sest et noh, see on see, kuidas see tema aju funktsioneerib sellisel ajal. see lootus sureb viimasena, eks, et alati on ja, ja nii me siis käisime seda lootuse ja lootusetuse pendlit pidi kogu aeg, noh, mõlemad. eks tema ka ja noh, kuni võib-olla tema puhul lihtsalt oli see rohkem see, et kuna see tõde oli nii valus, siis sealt oli hästi kerge astuda järgmine samm eitusesse ja sellesse, et noh, tegelikult pole häda midagi ja küll ma suudan kõike kontrollida ja et küll kõik asjad lähevad kuidagi ise korda. et, et see on ka ju sõltuvuse puhul hästi tüüpiline, et tegelikult noh, ei suuda seda reaalsust lihtsalt vastu võtta, sest see on nii õudne. minu puhul ka muidugi, eks ma olin ju selles samas. ma ka ei tahtnud näha, et mis siis tegelikult päriselt meiega toimub. ja tegelikult ei aita see lubaduste võtmine sellelt teiselt poolelt ega manitsemine midagi, et ainuke tee oleks siis see, et kui see teine pool ka nii-öelda ise tahaks endaga tegelema hakata. et see ja, ei aita ka need ajutised ravimid ja mis iganes tehakse, on ju, et kas mulle ja, need ja, hästi ümberõppimine nii-öelda enesearengu teekonnal asumine, et aga nagu sa just rääkisidki, et tal ei olnud mingit tahtmist sellele nagu otsa vaadata. no ja, või et see tahtmine oli ikkagi väga noh, väga ajutine ja väga vähe kestis, eks. et kuni järgmisel hetkel noh, et need enesearengu ja kuidagi endale nagu lahenduse otsimise impulsid kindlasti olid seal, aga nad nagu ei kandnud või nad ei viinud edasi. et ikkagi lõppesid hästi ruttu ära alati. No siin selle ennem just enda eest seismise või enda peale mõtlemise kohta on ka kommentaar siia kirjutatud, et ajad ja uskumused olid tollel ajal sellised, et sa enda peale ei tohtinud väga mõelda, et pididki elama nii, et teistel oleks hea, et see ongi jälle kuidagi see juba esivanem meile, et sellel kujul ka see kaassõltuvus, et teiste heaks kõik. ja, et kuidagi selles noh, võib-olla nagu minu vanemate ja vanavanemate ja veel sealt edasi, siis nendes põlvkondades oli palju ikkagi sellist nii-öelda nagu algmaterjali või soodustavat pinnast selleks, et kuidagi sellist kaassõltuvuslikku käitumist järgida, eks. Ei olnud otseselt sõltuvusega, mingi keemilise sõltuvusega midagi pistmist, eks ju. ja, Oligi see käitumismuster, mis on tulnud üle. ja, et noh, juba kui mõeldes selliste võib-olla ka religioonist tuttavate asjade peale nagu, et igal juhul tuleb oma risti kanda ja usk, lootus ja armastus ja et noh, naine on mehe kõrval see justkui see, kes peab mehe jaoks tugi olema ja naine peabki palju siis neid lapsi tal seal ja mees, keda ta kõike peab suutma ära kanda, eks. et seda, noh, seda ilmselt oli ka minu sees ikkagi päris palju sellist eelpinnast veel lisaks kõigele muule. sellele nii-öelda, no sellele trauma poolele või Sa küll indumustraumale. jah. sa küll mainisid, et sul vahepeal oli selline tunne, et sa oled kuidagi imelik või teistmoodi, et aga põhiprobleem oli ikkagi ju ümber elukaaslase ja tema selle käitumise. aga millal sa nagu hakkasid tundma, et justkui sinuga oleks midagi valesti, et kas sa oskasid seda nagu teadvustada siis, et see on nagu kaassõltuvus või kuidas sa esimest korda, et sinul on midagi viga? ja minu elus oli see niimoodi, et
mu mees siis oma eksirännakutega ühel hetkel läks Eestist üldse ära. Ja see oli selline aeg siis, kus ma ootasin meie 4. last ja mu mehest jäid ka siis sellised väga keerulised majanduslikud seisud maha, võlad ja väga keerulises seisus ettevõte ja kuna ta läks ja jäi pikemalt ära ja siis see kuidagi tekitas mulle selle koha või selle aja, et ma hakkasin järele mõtlema, et midagi on siin pildis valesti. Et kuidas see saab olla nii, et mu elu on nii hullus seisus, minu elu ja siis mu laste elu, eks. Ja lisaks siis eriti võib-olla siis pärast 4. lapse sündi hakkasin ma kuidagi aina rohkem endale neid küsimusi esitama ja hakkasin otsima vastuseid, et mis siin siis tegelikult nüüd kõik toimus, ma hakkasin justkui, ma mäletan, et mul oli selline tunne korraga, et ma oleks nagu niisuguse tõepuuga vastu pead saanud, et halloo, et mis värk see on, et mis siin kõik on toimunud. Ja eks ma siis hakkasingi lugema, uurima, otsima erinevaid materjale, otsima erinevaid siis ka võib-olla selliseid teraapia vorme või viise õppima, et hakata aru saama, et mis see kõik oli. kuidas sa üldse, et nagu aru saada, kuidas sa sattusid sellisesse olukorda või? Just, et kuidas mina sattusin sellisesse olukorda, mida mina selleks tegin. Ja siis hakkaski võib-olla see protsess peale, et mis on minu roll selles kõiges. Et ei saa ju olla, et ma olen nagu lihtsalt kuhugi kukkunud, et mul peab olema selles oma mingi osa. Ja et kaassõltlane ei ole see kõrvalseisja nii-öelda, et tal on nagu ka roll selles düsfunktsionaalses suhtes, on ju? Ikka ja et see roll ongi see, et niisugune düsfunktsionaalsus saab kesta ja ühtlasi see siis toidab mõlemat justkui, toidab jutumärkides muidugi, et niisugune suhe saab kesta ikka siis, kui mõlemad seda mängu mängivad ja seda düsfunktsionaalset käitumist elus hoiavad. Et kuidagi jah, ma hästi mäletan seda aega, et ühest küljest oli mu hing väga katki, sest mu mees oli ära läinud, ma ei teadnud temast midagi tükk aega, 2 aastat ma ei teadnud tast midagi. Ja mõtlesin, et ta on surnud. Ja lisaks siis oli mul vaja vedada kõike seda nii-öelda reaalset elu ja lapsi ja ülikooli lõpetada ja tähendab ülikooli lõpetamine ja siis veel lisaks magistrisse astumine, mis kõik veel jõudis ka kuidagi sinna mahtuda, et see, mida ma endalt ka eeldasin ja ootasin, see oli, seda oli väga palju. Väga kõrged nõudmised. Ja siis hakkas mu tervis üles ütlema, sest mu tegelikult keha ei suutnud enam selle kõigega toime tulla, ehk siis ma kaotasin une, mingi pool aastat ma ei saanud üldse magada. Magasin nagu siukseid paaritunniseid juppe ja see viis nagu lõpuks enesetunde nii hulluks, et ma ei saanud enam ka tööd teha, ma ei saanud mitte midagi teha lõpuks, selline zombi. Nii palju ma suutsin, et ma ikkagi püüdsin siis vähehaaval kuidagi hoida mingisuguseid niisugusi, tollal oli selliseid teraapiavorme nagu vabastav hingamine ja holistiline nelik ja seda laadi asju ma siis ikkagi tasapisi neid pidi hakkasin liikuma, et No mis aastast me räägime umbes, et kas sellel ajal oli, meil ei olnud siis võimalust niimoodi veebiseminare vaadata, kus see info tuli sulle kätte? Kas käisid siis sealtkaudu kuskilt siis said seda no see, mis hästi palju minu elu tookord mõjutas, oli selline raamat nagu Naised, kes armastavad liiga palju.
see klassika, eks, et see oli tookord juba ilmunud, see kuskil 90-ndatel ilmus. ja see, kui see minu suur kriis, minu isiklik kriis või minu nii-öelda nagu ärkamine või toibumine kõigest sellest algas, see oli siis 2001., teine, kolmas aasta kuskil sealkandis. et siis hakkas see kõik võtma kuidagi sellist realistlikku kuju või ma hakkasin nagu ärkama üles sellest nõidusest. See oli tõesti selline tunne, et ma ärkan nagu mingisugusest unenäost või. ja vist tekkis ka rohkem see arusaamine, et ma ikkagi ise vastutan selle eest, mis mu elus on, eks ju, ja kuidas ma elan ja mis valikuid ma teen ja kuidas mu kehaga on ja kuidas mu vaimse tervisega on. et hakkas tekkima rohkem seda tunnet, et ma pean tõepoolest iseenda eest hoolt kandma. juba sellepärast, et ma ei saa alla anda, sest mul on 4 last, ma pean elus püsima, ma pean ennast terveks saama, ma pean sellest kohutavast august välja ronima. ja nii ma siis hakkasin ronima. siin ja oligi ühel jah. küsimus oli siin ka laste kohta, et kuidas nemad tajusid seda või peegeldasid võib-olla seda olukorda sulle või et kuidas sa nägid, et neile mõjus? Jah, eks see kõik on, kuidas öelda, võib-olla seotud selle topeltreaalsusega, millest ma enne rääkisin, et ühest küljest ma ju tegelesin palju oma lastega ja ma arvan, et suuresti tänu nendele ma ka jäin ellu kõiges selles, et mul oli kuidagi hästi palju armastust nende vastu ja see hästi nagu hoidis mind ka ühtlasi. See, mis puudutas lapsi ja kõike seda nende eest hoolitsemist, nendega tegelemist. ja samas ilmselgelt see, mis meie peres toimus, mis paari suhtes toimus, mis oli selle sõltuvuskäitumisega, see on jätnud jälgi mu lastele kindlasti, nagu eriti siis võib-olla kõige vanemale lapsele, kellest sai ka kuidagi rohkem sellist mingil hetkel seda minu toetajat ehk siis niisugust vanemlikustatud last, mis rollis ei peaks ükski laps tegelikult olema, eks ju, sest et ja samas, mida juhtub sageli siis, kui peres on liiga keeruline. ja eks neist igalühel on olnud oma viisid, kuidas nad on hakkama saanud ja eks me oleme ka nüüd hiljem selle tervenemise teekonnal teinud palju tööd ja oleme teinud seda tööd koos ja rääkinud ja mõtestanud ja püüdnud seda kõike siis nii võimalikult elutervesse suunda pöörata, kui me oleme osanud. aga kindlasti need jäljed on seal. jah, eks meil kõigil on oma mingisugused haavad, onju, et mingit moodi, et keegi ei ole päris vati sees kasvanud, et see on paratamatu. korras veel. Et kas ma sain praegu õigesti aru, et sinu selline muutumise, selline murdepunkt oligi siis see, kus justkui olukord lahenes ise, et mees lihtsalt see reaalsusesse tagasi raputas, et. jah, just, sest et tundes ka niisugust oma idealistlikku iseloomu ma vist ei oleks ise järele jätnud seda niisugust enesepiitsutamist. et ma küll käisin seal põhjas ja veel sügavamal kui põhjas, aga mul oli kuidagi enda kohta lõpuks selline pool naljaga ütlemine, et see põhi on põhjatu, et see põhi läheb kogu aeg sügavamaks, eks ju. ma nagu ei jõua sinna päris põhja. aga õnneks elu tuli appi mulle ja ma pääsesin sellest kuidagi ise välja ja see omakorda siis
siis aitas nii-öelda kaineks saada. Kui see mees oli nagu lahkunud ja sa jäid üksi, et kas siis oli kõik need raskused sinu peale kuhjusid, kas sa siis olid nagu seal kohas, et sa küsisid abi võib-olla oma vanematelt või lähedastelt kellegilt või sa ikkagi võitlesid üksi nagu kangelane? Noh, eks ma ikka küsisin ja eks nad olid ka abiks ja sellist noh, võib-olla sellist füüsilist abi, seda ma ju sain tegelikult enne ka. See, mille koha pealt ma nagu nendelt võib-olla ei osanud abi küsida ja oli just võib-olla see emotsionaalne pool või selle kogemuse mõtestamise pool ja seda ilmselt on neilt ka palju tahta, eks ju, või oli palju tahta. Et seda abi küsima ma ikkagi tasapisi hakkasin just siis ka nende noh, selle enesearengu teekonna edasi arenedes või edasi liikudes, et vähehaaval hakates osalema erinevates gruppides, erinevates väljaõpetes, Et saaks kodust välja ka, on ju, et oma et asju. saaks kodust välja ka ja siis tuli mu ellu ka üks väljaõpe, mis kestis 3 aastat, mis väga palju nagu aitas edasi mind või avas minu jaoks kuidagi seda, et ma ei olegi mingisugune noh, nii nagu ma ennast tollal tundsin, et noh, mingisugune täielik friik või täielik niisugune veidrik, kes elab mingis kahes kummalises reaalsuses. et seal noh, kuidagi inimeste lugudes oli veel palju hullemaid asju, mida inimesed on läbi teinud või teevad, et see kuidagi noh, palju normaliseeris või tekitas seda tunnet, et okei, et meil igalühel on omad katsumused, oma teekonnad. et ma ei pea olema sellega üksi, et ma ei olegi tegelikult üksi, et me keegi ei ole üksi. Sest noh, sõltuvus on hästi üksildane koht tegelikult. Nii siis sellel, kes tarvitab aineid, kui ka sellel, kes on sõltuvuskäituja. et need on mõlemad väga noh, kuidagi enda sees lõksus tegelikult, nad ei saa sellest ju välja. Ja neile tundub, et ega teised ei mõista neid. Kas sinu sõltuvus võib öelda siis oli see teine pool või nii-öelda tema päästmine Mhm. oli? ja minu sõltuvus kindlasti oli see, et mu aju oli sõltuvuses noh, sellest rahuhetkest, et nüüd on kõik hästi, eks. et kui pikka aega on nagu väga raske ja valus ja siis ühel hetkel korraks see laheneb, siis see on selline paradiisi hetk. noh, see on tõenäoliselt on pöördvõrdeline siis selle sõltlase kogemusega, kes sellest esimesest pitsist, noh, kui tal siis kuidagi see aine mõjuma hakkab, saab selle nii-öelda kaifi kätte. et see mingisugune niisugune aju tasusüsteemi ergastumine või see, et nüüd, nüüd on hästi, nüüd on kõik korras. Adrenaliinitunne ja lõõgastus. mm. -hmm. ja selline miniparadiis kuidagi. Ja siis see ju kaob, et see paraku selle pealt töötabki, et ta tuleb ja ta läheb ja ta ei jää. Ja ei oska seda tegelikult endas leida teistmoodi, et noh, see sõltuvuse üksindus, mida ma siis hiljem hästi palju olen püüdnud mõista ja mõtestada, noh, see, nii nagu ma seda näen, ongi selles, et ma kuidagi sellest üksindusest saaksin ühendusse, et ma ei, nende raskete tunnetega, mis minu sees, noh, kuskil taustal, alateadvuses, kuskil võib-olla kõrvale panduna ringlevad, see pinge, paine, mingid niisugused asjad, millega ma ei tule toime, et nad korraks kaovad, nad korraks annavad järele. sa oled ka selle nõus väitega, et kaassõltuvus on sõltuvuste ema?
ma ei teagi, kas ma päris niimoodi näen seda või ma arvan, et sõltuvuse juur, ma pigem kuidagi vaataks seda nii, et sõltuvuse juur on alati emotsionaalne trauma, on üksindus, on mingisugune taoline, mingi trauma, et ei pea konkreetselt olema kaassõltuvusega ei, mingi. see, mis laadi sõltuvuseks see hiljem kujuneb, see sõltub juba kuidagi muudest teguritest. Mhm. Aga juur on ikkagi seal, et väike laps mingil hetkel jääb täitsa ilma toeta. Ja sõltuvust on mul aidanud hästi palju mõista selline arst ja terapeut nagu Gabor Mate. Tal on päris palju sellist ka kõikvõimalikke tasuta loenguid, kui keegi tahab teda Raamat. kuulata. Ja raamatuid ja eesti keelde on ka neid tõlgitud nüüdseks juba. Kuigi see põhiline raamat, mis räägib sõltuvusest, see on siiani tõlkimata. Inglise keeles on ta pealkiri In the realm of the hungry ghosts ehk siis näljaste kummituste maailmas. Nii ta neid nimetab ja kuidagi see raamat aitas mul hästi-hästi palju rahu teha sellega, ka just selles osas, mis puudutas mu meest ja seda, et kuidas see kõik sai võimalikuks meiega. Et miks see meiega juhtus, mis temaga juhtus, mis minuga juhtus. Mis on olnud eelnevate põlvkondade traagika, et see kõik niimoodi lõppes meiega. Ja kui ta oli läinud ja ta hiljem ka suri, võib-olla seal mingi 6-7 aastat pärast seda, kui ta oli ära läinud, ta ka suri ootamatult, siis minus oli hästi palju seda tunnet, et kuidas ma siis läbi kukkusin, et kuidas mul ei õnnestunud teda ikkagi päästa. Ma ikkagi väga palju kannatasin kuidagi seda. Et see jah, et see et minu, vastutus. et see minu missioon ikkagi läks luhta ja mul ei õnnestunud ei teda ega meie pereelu, ka meie abielu kuidagi et minul ei õnnestunud, et see kõik oli justkui minu teha, et seda ma väga pikalt põdesin. no mis see esimene samm siis oligi see, et sa käisid koolis ja sealt tulid need teadmised, et kuidagi siis hakkas see mõttemaailm avarduma või muutuma või et sa läksid siis psühholoogiat õppima kuskile, et ma saan aru, et kooselu ajal sa olid ka koolis kuskil õppimas, et kas siis õppisid juba ka psühholoogiat? Ei, kooselu ajal ma õppisin filoloogiat ja siis tegin hiljem ka selles valdkonnas tööd, aga see kuidagi see psühholoogia huvi ja psühholoogia õpingud, need tulid ikkagi sellest vajadusest mõista seda, kõike seda olukorda, iseennast ja otsida teed välja. Sest ühel hetkel oli minu üks niisuguseid olulisi pöördepunkte oli ka see, et ma tegin kuidagi niisuguse otsuse, et ma pean saama terveks. Ma ei jäta järele enne, kui ma olen saanud ennast sellest kohast välja ja oma perekonna sellest välja, ehk siis ennast ja lapsi tolleks ajaks. Sest mul oli ka füüsiliselt hästi halb olla, et kõik see unetus ja see kliiniline depressioon, mida ma tegelikult ei tundnud, välja arvatud just selle niisuguse läbipõlemisena või sellise kõikvõimalikud valud, seedimisprobleemid, niisugused hästi tugevad pinged, hingamisraskused, kõik see, kuidas keha reageeris sellele ebaloomulikule seisundile, mis oli nii kaua kestnud ju. Et ma tahtsin, et mul oleks hea olla ja et mul oleks hea tuju ja hea enesetunne ja kehas hea ja ma lihtsalt otsustasin, et ma ei jäta enne otsimist ja õppimist, kuni ma sinna jõuan. Ja see mind hästi palju kannustas kuidagi see oli tegelikult nagu pühendumine lõpuks iseendale või sellele, et
ma viin ennast hoopis teise kohta. Ja sinna kohta jõudmine eeldab seda, et nagu sa ütlesidki, et sa said aru, et sinu käitumises on ka midagi on valesti. Et Jaa, kindlasti. sinna kohta jõudnud ja oleks seda enesearengu teekonda ette võtnud, võib-olla oleksid olnud järgmises sarnases suhtes äkki üks Mhm. selline muster nagu on, eks ju. Jah. Ikka see, et minu roll selles kõiges ja see, kuidas mina manipuleerisin või kuidas ma seda kõike võimaldasin ja mida ma oma lastele tegin kõige sellega ja mida ma ka oma mehele tegin ja mida ma oma tervisele tegin. Eks, et selle, noh, see, kui see kohale jõudis, siis see oli tohutu süütunne. Ja siis selle süütunde noh, kuidagi järk-järguline niisugune vabaks andmine või mõistmise ja hoidmise kaudu Ja see nagu selleni. räägib. Enesekaastunne, just, et enesekaastunne on minu jaoks olnud üks väga-väga suure tähendusega asi kindlasti. või see, et noh, kuidas ma endaga räägin, mis mu sisekõne on, kuidas ma ennast kohtlen, mida ma endalt nõuan, mida ma endalt eeldan, sest see, mida ma olin endalt eeldanud, see oli ju pöörane, eks. ja et seda kõike kuidagi ümber pöörata on olnud ühteviisi nagu raske ja teistviisi hästi ka vabastav ja omamoodi ka selline noh, nagu väga sügav teekond. et jah, et see hästi palju on olnud vaja kuidagi mõista või see mõistmise pealt on tulnud nagu endale andeks andmine ja oma mehele andeks andmine ja võib-olla ka varasematele põlvkondadele andeks andmine selle eest, mis meid kõiki sinna viis. ja noh, üldse ka see, et mida siis trauma teeb või mis asi see trauma üldse on, eks. ja kui ma seda kõike rohkem mõistan, siis mul tekib igal juhul rohkem valikut. ja valik on see koht, kus ma tegelikult loon oma elu, eks ole, et kui ma saan aru, mis minuga toimub, mida ma tunnen, siis selle koha pealt on mul valik. selle koha pealt on mul valik kohelda oma keha teistmoodi, olla oma kehaga kontaktis, olla oma tunnetega kontaktis. sest noh, kaassõltuvusega on ju ka see, et üldse suuta midagi niisugust vastu pidada, lähevad tunded jääste, noh, tunded nagu minugi puhul oli see, et ma enam ei nutnud, ma olin lihtsalt kuskil mingisugune niisugune noh, nagu masinlik või tundes lihtsalt võib-olla stabiilselt halvasti, ütleme nii. aga, aga seda kõike on olnud vajalik lahti sulatada või leida üles igasuguseid tundenüansse ja kehatunnetus kindlasti ka. et mida tähendab olla selles kehas ja selles kehas tunda tundeid. ja kuidas See on need tunded saavad tulla ja ära minna, et need tunded ei pea jääma ja need tunded on loomulikud ja viha ja meeleheide on samuti loomulikud ja nad võivad täpselt samamoodi tulla ja minna ja anda mulle oma sõnumi, eks. kas see kehatunnetus tähendab seda, et sa tunnetad, et kus kohas sul kehas see tunne on ja siis lased sellel olla või mida see kehatunnetus tähendab? et ma üldse märkan oma keha. sest ma elasin palju aastaid nii, et ma elasin suhteliselt peas. ja see keha oli kuidagi midagi sellist, mis täitis käsku siis lihtsalt noh, selle nii-öelda missiooni käsku. aga et kui kehas on pinged või kui keha tunneb ennast halvasti, kui ma olen haige, kui mul on, ma ei hinga hästi, kui mul seedimisega on midagi korrast ära, eks. et siis, et ma seda märkan ja et ma sellele reageerin, et ma kuulan oma keha. ja et ma olen olevikus oma kehaga koos. tänases päevas saan temast aru. sest enamasti me oleme kas minevikus või tulevikus, mõtted on seal, mis homme saab, on ju.
ta annab kogu aeg märku, aga meil on oma missioon täita ja kiire on ja pole aega seda tähele panna. ja just, aga tegelikult keha tšekib seda kogu aeg, et kuidas noh, et kuidas see tõde on, keha on hästi tõepeegel mingis mõttes. Ta annab meile kogu aeg tagasisidet selle kohta, et kas see, kuidas ma täna elan ja milliseid valikuid ma teen, kas see on mulle hea. Kuidas ma suhtlen teiste inimestega, kas see on mulle hea. Mida mina välja annan teistele, kas see on mulle hea lõppkokkuvõttes, eks. Et ta kogu aeg annab mulle tagasisidet, aga nüüd just, et kas ma oskan teda kuulata. Et kindlasti jah, minu jaoks see tervenemine on olnud oma keha ülesleidmine ja oma tunnete lubamine, nende lahti sulatamine. Ja kindlasti see vastutuse ja valiku asi, ma arvan. Et mul on õigus ja võimalus täna teha valikuid teistmoodi, oma tänaste väärtuste järgi, mitte selle järgi, mida ma kunagi olen millestki mõelnud ja mis nüüd justkui peakski igavesti tõde olema. Sest ma võin alati oma väärtusi kohandada, ümber mõtestada ja kasutada just selleks seda nii-öelda ka kehapeeglit või kehatõde. Paljud üldse mõtlevad sellele igapäevaselt, et mis on need minu põhiväärtused elus, et võib-olla ei mõtlegi nii, et võib-olla tasuks mõelda ja siis vaadata, et kas sa täna elad nende väärtustega kooskõlas või on see väga erinev pilt. Ja väärtused ja võib-olla ka see, et noh, sageli me tunneme ennast kuidagi lõksus ja noh, mingis mõttes ka sellises sõltuvuse või kaassõltuvuse ahelas me kipume tundma, et mul ei ole valikut, et ma olen lõksus. Ja see ei ole ju tõsi. Tegelikult on alati valik, aga et kuidas ma seda endale luban või kuidas ma julgen teha teinekord neid samme, mis on natukene esialgu sammud tundmatusse, aga sealt edasi vabaduse poole, nagu sisemise vabaduse poole ja ilmselt siis ka välimise vabaduse poole. Mis sa arvad, kui pikk see protsess või kui pikk see protsess sinu puhul oli, et sellest hetkest, kui sa avastasid, et sul on vaja endaga tegeleda kuni sinnamaani, et siis hakkaski kõik ümber olev ka muutuma, et koos selle sisemaailma ja mõtteviisiga, et kui pikk see protsess võiks olla inimesel, tervenemise protsess umbes? Noh, ma ütleks, et kui see on niisugune natuke paradoks, et kui sellele teekonnale asuda, siis see teekond nagu ei lõppe enam. Sest siis sa lähed nagu edasi ja uusi uksi avaneb. Sest et siin maa peal me inimestena paraku oleme ebatäiuslikud ja seda võib-olla mida rohkem me märkame, seda rohkem me näeme. Aga minu puhul see, et mul juba oluliselt parem hakkas, see võttis võib-olla mingi 3-4 aastat aega esialgu. Ja selleks, et jõuda kuidagi päris välja võib-olla, no sinna läks oma 10 aastat. Siis päris pikalt, aga noh, samas ma kuidagi ka teadsin seda, et nüüd saab minna aina paremaks, sest oli tekkinud see kontakt iseendaga rohkem või sellega, et noh, et esiteks ma kuulan ennast rohkem, ma saan aru, mis minuga toimub ja mul on noh, justkui võimalus seda suunata rohkem, kuidas ma elan. Ma ei ole enam mingisuguse keeristormi keskel, mille üle mul ei ole mitte mingisugust nagu noh, kontrolli või võimalust seda muuta. See oligi Jah, selline esimene asi võib-olla, mida sa tajusid seda muutust, et sul elu on nagu rohkem kontrolli all või kuidas sa seda tajusid, et ümbritsev elu on ka nagu paremaks läinud, et no jaa, et ma mäletan, et esimesed aastad, kui noh, see nii-öelda toibumise aeg oli, siis mul oli pidevalt see tunne, et noh, kohe-kohe juhtub jälle mingi katastroof.
et see katastroofihirm oli ikka hästi sees ja hästi suur ja küll ma kartsin igasugu erinevaid asju, aga, aga eks see tasapisi nagu läks vähemaks või tekkis seda turvatunnet juurde ja noh, nagu me inimestena oleme sellised programmeeritavad olendid tegelikult, et me kogemuse kaudu programmeerime ennast ju uuesti ja uuesti, eks. Et kui kogemus ütleb, et mul täna on turvaline, siis see justkui õpetab mulle seda, et võib-olla mul on homme ka turvaline. Ja siis neid turvalisi päevi sai aina rohkem ja tasapisi see nagu rahustas maha kuidagi selle hästi-hästi äreva osa, mis kartis, et nüüd jälle juhtub midagi. Sest neid asju, mis juhtusid, noh, neid oli ka paraku mingil hetkel nagu väga palju. Ma vaatan, et kui meie tunnike siin ongi täis saanud, et võib-olla ka lõpetuseks, mis sa ütleksid inimesele, kes on olukorras praegu, nagu sina olid kunagi, ja mida sa soovitaksid talle või kuidas ta nagu oma emotsioonidega võiks toime tulla või oskad sa mingeid soovitusi anda? No võib-olla esimene soovitus on see, et ära jäta ennast üksi. Et neid inimesi, kes võivad sinust aru saada ja kellele sa saad toetuda ja kelle abil sa saad liikuda paremasse kohta, et neid inimesi on, igal juhul on. Sest inimene on tegelikult lihtne ja meie kogemused on üsna sarnased. Et otsi neid inimesi ja kui sa kuidagi lubad endal pühenduda sellele, et sa saad jõuda paremasse kohta, siis sa kindlasti saad. Et ära anna alla, et ära ole lojaalne sellele, et sul on halvasti, vaid võta suund sinna, et hoida ennast ja kohelda ennast nii, nagu sa tahaksid olla koheldud. Et eelkõige see, kuidas sa ise tahad olla koheldud, kohtle niimoodi iseennast. Ja päev korraga. Asjad hakkavad liikuma siis, kui sa hakkad tegema pisikesi samme teises suunas. Pisikestest sammudest saavad suuremad sammud. Sa ei pea tegema väga suuri pöördelisi otsuseid, kui sa ei ole valmis neid tegema, sest siis sa sõidaksid üle iseenda. Tee väikseid otsuseid, eks. Väikseid otsuseid ja need toovad su ellu juba mingit teist energiat ja see energia hakkab looma uusi kombinatsioone, mis hakkavad toimima teistmoodi. Et siis panna vaikselt fookus enda peale sealt teise inimese pealt, on ju, kuulata Ja. enne. Jah. Kellelgi tekkis täna siin selline tunne, et tahaks võib-olla Katriniga lähemalt rääkida või konsultatsioonile minna, et siis saab sinuga ühendust kodulehe kaudu, eks ju. Ja. Siis assistent pani siia chati selle kodulehe aadressi ka, et on kaassõltuvus.ee, et sealt saab kõik kontaktid. Aga suur tänu sulle, Katrin, selle isikliku ja ilusa loo jagamise eest, et selline isiklik kasvamise lugu, et hästi, minul oli küll väga palju sellist äratundmist, nagu kindlasti ka teistel, kes täna seda lugu kuulama tulid ja keda see teema puudutab. Et ma arvan, et said siit häid mõtteid. Ja ma arvangi, et küsin ka pärast Katrini käest veel need raamatusoovitused, panen seminari järel kirja, et siis saame jagada seda infot ka. Ja aitäh teile, kes te kuulasite meid, et loodan, et te saite siit midagi endaga kaasa ja et oli toeks. Mina ka väga tänan kuulamast ja soovin kõigile kõike head. Hoidke ennast. Kohtumiseni. Kohtumiseni.